Garmin Forerunner 935. Hakkan seadistuma widgeteid. Ma ei tea, mis see eesti keeles on, aga widgetid on need, mida näeb siis, kui on kellaaeg ees ja vajutada näiteks neid ülesse või alla nuppu. Siin mõõdab pulssi, see on standardselt, mis originaalis tuli, ilma igasugust seadistust tegemata, see tuleb automaatselt kella sisse, sest ma ei ole seda veel muutnud. See on pulss, sporditreening staatus, sammud, stressitase või on see patarei, see on stressitase. Need on need, need ütleb, et rohkem widgeteid on veel võimalik, aga see tuli mul ette ainult sellepärast, et ma polnud veel muutnud. Ma näitan nüüd, kuidas neid widgeteid ise muuta saab. Selleks tuleb vajutada vasakpoolset keskmist nuppu, hoida all. Settings. Widgets. Praegusel juhul on seal olemas südametöö, performance, nagu näitab spordiasju, sammud ehk steps, stressitase ja saab veel add widget ehk siis lisavidgeteid juurde. Siin on nii palju võimalik panna, et last sport, mis iganes sporti sa tegid, selle saab panna, näitab viimane jooksmine, last run, last ride ehk viimane rattasõit, last swim, viimane ujumine, golfi asjad, palju oled korruseid käinud, minu päeva kokkuvõte, kalorite arvestus, palju oled intensiivseid minuteid ehk siis treeniminutid. ABC on vist altimeeter, baromeeter ja kompass, need on siis kõik ühe ekraani peal koos. ABC ehk siis altimeeter, baromeeter, kompass. Altimeeter saab eraldi panna, baromeetri saab eraldi panna, kompassi saab eraldi panna. Temperatuuri näitab, ma ei tea ühtegi kella, millel temperatuuri näitab õigesti. Aga ma ei tea, milleks see siin üldse on, aga on vähemalt olemas. Päiksetõus, päikseloojang, isegi koera saab jälgida. Ma ei tea, kuidas see töötab, kas koeral peab ka mingisugune seade küljes olema. Virb on mingisugune Garmini kaamera. InReach, ma arvan, et see on kuidagi seotud selle, mitte noolega, vibuspordiga, et sihtmärgiga kuidagi vibuspordiga. Siis saab muusikat kontrollida, muusikat kella panna ei saa, aga saab kontrollida nuppudega muusikat, mis mängib sul nutiseadmest. Kalendrit on võimalik panna ja kas teated tulevad sul nutiseadmest kella ekraanile. Ilmateadet näitab. Siis on võimalik panna erinevad ajatsoonid. Xero, vot see oli see, mis on vist vibuspordiga seotud, see InReach või see oli vist midagi muud. Nõnda, et lähen uuesti algusesse, ma lisan siis kõik need, mis on võimalik. Kõik. Lisaks muljun selle nupuga kõik, mis vähegi. Mul ei ole praegu mobiili, sellepärast osasid asju ei saa panna, mis peab ühendama mobiiliga. Need saab hiljem lisada. Kõik need music control, kalender, teated, ilm, nendeks on vaja siis nutiseadet. Seda mul hetkel ei ole käepärast. Vaatame nüüd, mis mul siis need widgetid on. Nüüd on mul siin kõik need olemas. Traanik staatus, sammud, stress, viimane sport, viimane jooks, viimane rattasõit, viimane ujumine, golfi andmed, sammud, minu päev,
kalorid, intensiivsusminutid, siin on see ABC ehk siis altimeeter, kui kõrgel ma olen, baromeeter siis näitab, et praegu see rõhk langeb ja kompassi näitab, kus on põhi, kus on lõuna ja idalääl. mis siin veel on? Siis näitab altimeeter, kuna ma alles hiljuti lülitasin kella sisse, hakkasin seadistama, siis ta näitab 4 tunni, kus sa oled viimase 4 tunni jooksul, ükskõik mis hetkel siis vaatad, viimase 4 tunni jooksul, kuidas sul see kõrgus on muutunud. Kuidas see baromeeter praegusel hetkel langeb. Kompass, temperatuur, nagu ma ütlesin, see ei näita kunagi midagi õigesti. Päiksetõusu ja päikseloojangu aeg ja millal läheb pimedaks ja millal läheb valgeks hommikul. Koeraga midagi tegemist. Tuleb ühendada kuidagi kaameraga, seda muidugi ei ole. InReach, seda ma ei mäleta, mis siis on, aga mul seda ei ole. Siis saab ajatsoone panna. Ja see on see kuidagi seotud selle vibuspordiga. Lähen uuesti, vaatan neid widgeteid, seadmeid. Näiteks mul on siin olemas last run, ma ei lähe ujuma, et siis mul on võimalik valida, muuta asukohta või kustuta. Ma kustutasin täielikult golfi. Samamoodi igasuguse widgetiga saab nõnda teha, et kas paned asukohta, teise kohta, järjestust paned või kustutad. Aitab 2 praegu kustutasin ära, nüüd lähen uuesti. Nüüd vaatan näiteks widgetit, mis mul siin siis on. Südametöö, trenn, sammud, stress, viimane spordijala, viimane jooksmine, viimane rattasõit, korrused, minu päev, kalorid, intensiivsusminutid. Mis mul veel on? Altimeeter, baromeeter, kompass. Oletame, et ma avastan, et ma tahan seda kompassiga midagi teha, siis on mul võimalik valida, hoian all seda nuppu siin tükk aega, keskmist nuppu, ja siis on võimalik siin kompassi valikut teha või valida, mis ma sellega, kas tahan asukohta muuta või kustutada. Ma tahan seda kustutada, remove. Ja niimoodi, kui ma lähen widgetites juurde, ma ei taha rohkem äädida midagi. Nüüd ma kustutan ära kõik need, mis mulle ei meeldi. Või mida mitte ei meeldi, aga mida ma ei taha kasutada. Ma olen neid kellasid nii palju kasutanud, et ma tean, mida ma tahan ja mida ma ei taha. Stress mind ei huvita. Last sport huvitab, last run ehk siis viimane sport ja viimane jooks huvitab. Viimane last ride, viimane rattasõit ei huvita, sest ma rattaga ei sõida. Loors Climb, et mitu korrust tegin. Las see olla, minu päev, siin on kõik andmed koos, aga mulle ei meeldi näha koos, mulle meeldib üksinda, seda ma ei taha. Kaloreid ma ei taha näha, intensiivsusminuteid ma ei taha näha, ABC-d, altimeetreid, asju ma ei taha näha. Las altimeeter, baromeeter praegu olla, see on sellepärast, et siis hiljem oleks midagi vaadata. Et temperatuur, see näitab nagunii aiateibad, seda pole vaja. Päiksetõus, päikseloojang, praegu pole vaja. Koera mul pole vaja vaadata, seda pole vaja. Pole vaja. Kuna ma olen neid kellasid nii palju seadistanud, nii palju katsetanud, siis minu jaoks ei ole enam põnev. Ja sellepärast ma jätan endale ainult minimaalsed või siis ainult mõned jätan siia ekstra praegu, et siis video peal näidata, aga muidu mul enda kellas on vähem asju. Mis mulle meeldib, et mul on esikohal, on see performance. Et seda esikohale saada, siis ma panen reorder ja nüüd ma liigutan teda ülesse, nüüd on ta esikohal.
siis teisel kohal mulle meeldib, et on südamelöök, siis ma näen neid kogu aeg. Sammud las olla, siis on last sport, viimane spordiala, mis ma tegin, mis on tavaliselt jooksmine ja ma näen viimast jooksu. Korruseid, neid ma tavaliselt ei vaata, aga need on lihtsalt põnevalt huvi pärast. Kui ma toast ei liigu kuskile, siis need ei muutu ka midagi. Altimeeter, seda ma tavaliselt ei vaata, aga praegusel hetkel ma siin jätan. Baromeetri ma jätan siin ka põnevuse pärast. Igaks juhuks vaatan uuesti, kas ma midagi kustutasin ära, mida ma tegelikult tahan jätta. Jep, neid ma ei taha, nii et las siis olla. Treening staatus, süda, sammud, siin on praegu päevanorm 10 000. Seda saab muuta kas nutiseadmes või arvutis. Last sport, sest ma pole teinud sporti, last run ma pole teinud ühtegi jooksu praegu selle kellaga. Pole liikunud ühtegi korrust. Altimeeter on ikka seesama kõrgused, baromeeter. Ehk siis tuleb see praegu meelde eesti keeles. Õhurõhk. Mis see treeningstaatus näitab? Kuna ma ei ole trenni teinud, siis ei ole siin midagi vaadata, aga ta näitab VO2 max, näitab siin kohast recovery time ehk siis taastumisaeg. Siis pulss siin näitab, kui ma kella käele panen, siis ta näitab, kui ma kella kasutan 4 tundi järjest, siis ta näitab paremini, et siis ma võin uue video teha. Samme, sport, nii kõik. Calibrate. Praeguseks kõik